No nii, alustame siis selle vlogiga, kus me hakkame nüüd minema. Täna on pühapäev, kell on 10:11 ja asjad on põhimõtteliselt viidud. Mõned asjad on veel siin viimata ja praen muna, et kõhtsaks täis. Nii et vast juba sõidamegi. Meil juba korra tundus, et asjad ei mahu ära, aga tundub, et ikka mahuvad. Jube palju asju ja jube väike auto. Ja jääbki kodumeist maha. Tšau paka ja lahkume siis 11:10. Kussid, minek. Minek. Kõik on hästi. Teeme siis proovime sõhtida. Kussid, kõik on hästi. Nii, me oleme praegu varsti tund aega juba sõitnud. Kassid on päris rahulikud siin taga. Ütleks nii, et ootamatult rahulikud isegi, kuigi nad ei ole kunagi autosõiduga olnud mingi hullud, mingi karjunud, mjaugunud. Ma üldse ei mäletagi, et nad oleks kunagi mjaugunud autosõidu ajal. Pigem on lihtsalt stressis olnud ja pissinud Sydney, aga muidu, ma ei tea, pole nagu midagi olnud. Tõesti praegu Sydney praegu ei maga silmad lahti, aga Britney magab, Sydney ka enne magas. Auto on kõvasti asju täis, rohkem asju ei mahuks. Need niigi mahtusid juba nibin-nabin ja pidin viimasel hetkel teki ja ühe podja ära viskama, mis me tahtsime tegelikult kaasa võtta algul. Aga jah, ma ei teagi, mis tunne on. Tahad rääkida mul vlogi video. Ma võin öelda, et mul praegu ikka veel ei ole väga hästi kohale jõudnud, et me lähme nagu siuke nii palju lihtsalt on nagu asjatamist olnud, et see tuli nagu nii nipsust kuidagi või ma ei tea, nagu järsku me istume siin autos ja järsku me sõidame, et kõik on nii kiiresti läinud lihtsalt. Ma ei teagi, millal see kohale jõuab, aga väga põnev on ja ma loodan lihtsalt, et auto peab vastu, ma loodan kassid peavad vastu ja me ise kindlasti peame vastu pääs, et need kaks asja on, kui need on hästi, siis on kõik hästi. Esimene peatus on meil siis automuuseumi juures Alexelas väike pissipeatus ja nüüd lähme edasi. Võeta nupust võtta. Ja 14:23 ja me jõudsime Lätti. Juhuu! 1 päeva 12 tundi jäänud Torrevejani. Super on koht. Läti parim ootamisväärsus. Eelmises peatuses nägime siis minu vanemaid, sest nad tulid just Riiast tagasi ja me just läksime sinna poole. Ja ma lihtsalt nagu viikan hüvasti jätta ära, et nagu kõige raskem ongi lihtsalt see, kus oma perega on kõige raskem hüvasti jätta nagu ma ei räägi rohkem sellest praegu kõik. Ühesõnaga, me oleme Lätis ja me oleme, kassid on rahulikult siin. Ja me siis oleme, ma ei teagi, kus me oleme praegu ausalt öeldes. Me oleme Lätis päris pikalt olnud ja me oleme sõitnud 4,5 tundi. Ja me oleme teinud vist mingi 4 peatust. Kassidega korraks proovisime äkki, et tahavad vetsu minna või midagi, aga nad ei tahtnud. Ja nad ei tahtnud süüa ka. Aga praegu siin Circle-K's peatume ja siis sõidame edasi ja me täna siis ööbime. Me otsustasime ära Leedus, mingi väiksem linn enne Kaunast, et ikkagi Leetu tahaks välja jõuda. Jõuame veits pimedas, pole hullu, aga me jõuame sinna umbes 6-7 ajal, nii et jõuab veel tööd teha õhtul. Ja jah, ma ei teagi, kassid on tegelikult ülitublid, täiesti aeg, nad on lihtsalt nii tublid praegu olnud. Ma loodan nagu nii on reisi lõpuni ka, et tõesti, mul isegi tundub, et nad nagu ei karda väga palju, et nad nagu veits on stressis, aga nad on põnevil ka samas. Britney ka siin istub, Sydney enamus aega lamab ja tudub, vahepeal tõuseb püsti ja vaatab ringi. Britney ka ikkagi tihtipeale magab. Okay. Nii, me jõudsime Leetu oma esimesse majutusse kohale ja me sõitsime kokku 7 tundi koos peatustega. Peatusi me tegime ka päris palju. Me oleme mingi
ma ei mäleta, mis selle Leedu linna nimi on, mingi põhtähega on, igatahes me oleme siin ja sõit läks selles suhtes tegelikult väga hästi, autoga oli väga hästi, kassid olid väga tublid, keegi ei pissinud, keegi ei mjaugunud, natukene olid stressis, aga ma arvan, et see on okei. Siis nüüd me oleme siin majutuses ja ma arvan, nüüd ma näen nagu kõige rohkem nendel seda stressi, et nad nagu, nad ei tunne ennast nagu mõnusalt, ilmselgelt nad on täiesti võõras kohas, nagu oma lõhnaga asjad on küll, aga no täiesti võõras koht, mis võõras koht. Kokku sõitsime peaaegu 500 kilomeetrit täna ja hetkel kell on 19.18. Ja ma ei teagi, mida veel öelda. Kaspar läks just süüa ostma meile ja vaatame, kuidas meil homne päev läheb. Ausalt öeldes täiega siuke väsimus on peal ja mega nagu stress oli täna ikkagi, et üks veinilonks kuluks ära. Täitsa, isegi mina ütlen seda, jah, täitsa kuluks ära närvide rahustuseks. Et kirjutaks ju kõik väga hästi, aga stress oli ikkagi täiega nagu peal. Nagu Kaspar on ülitubli sõitja ja kõik nagu, jah. Selle korteri, kus me praegu oleme, saime me 50 euroga öö Airbnb-st. Mingi 3 tundi enne põhimõtteliselt bronnisime selle ära. Pet friendly ilusti ja hetkel me hoiamegi siis 2 toaust kinni, et kassid saaksid nagu 1 toaga kõigepealt harjuda ja siis teeme 2 toa lahti. Ja nii kui me siia Airbnb-sse jõudsime, siis Britni läks kohe pissile oma vetsu, et meil on nende WC kaasas. Sydney ei ole veel käinud ja söönud ja joonud nad ka ei ole veel nagu, nendel on nii stress vist peale, et nad ei ole tahtnud veel, aga ma vaatan, et nad kõnnivad juba oluliselt julgemalt siin korteris ringi, nii et ma usun, et nad varsti söövad ka. See korter ei ole ka mitte midagi erilist, see on mingi vana paneelikas. Ma ei ole nendesse tubades sise veel näinudki, sest need on mingi, need on kinni, hiljem vaatan sinna ka. Aga siin on köök. Ja ma ei teagi veel, mis teistes tubades on. Ma ei hakka kasse praegu hirmutama ka sinna tuppa minekuga. Vot nii. Me võtsime kodust kaasa sellise pleedi ja siis Britni on harjunud pleedi all tegelikult kodus ka magama ja nüüd on mõlemad siin, see on mingi harukordne juhus, mõlemad pugesid siia alla. Ja nüüd ma hakkangi igas majutuses nii tegema. Ja polegi muud kui teha siin tööasju veel natukene, võtta arvuti ette. Ja mingid asjad juba tegin ära. Ja siis veel teha. Sydney. Mis teed siin? Britni on nagu vana kala ise, nagu üks terve siin korteris elanud. Sydney põeb. Satna, mis sa teed seal? Kollu. Tule kaitsu. No nii, täna on siis 27. Issand jumal, ma ütlema veebruar, 27. jaanuar hommik ja märkisime täna siis 8-st üles. Äratuskell oli pandud meil niimoodi. Ja kassid, ütleme nii, et nad õhtupoole juba harjusid rohkem ära selle olekuga siin. Aga Sydney oli ikka siuke nagu stressis rohkem. Tuli öösel ka meil nagu siia teki alla magama, et puges ise ja tahtis ise nagu hästi palju lähedust ja siis hommikul ka puges Kaspari sinna trennikotti, kus on kõik tema riided sees, et kuidagi tahab kogu aeg pugeda kuskile, aga mis on täiesti normaalne aru saada, et oma kodulõhn on küljes ja oma asjad, aga vähemalt nad öösel ikkagi lõpuks sõid konservi, muidu nad õhtul ei tahtnud üldse süüa. Konservi sõid ja me oleme neile süstlaga vett andnud, sest nad ei ole muidu vett üldse joonud. Või nagu mitte süstal, aga nagu mitte selle nagu nõelaga süstal, aga lihtsalt, et nagu natukenegi vett anda neile. Ja hommikul õhtul andsime ja siis vetsutasid nad ka öösel mõlemad õnneks, nii tagumist kui esimest häda. Nii et sellega on ka bueno. Nii et põhimõtteliselt me lihtsalt jälgimegi, et nad teeksid neid asju, mida nad peavad tegema. Ehk siis jooma, sööma, vetsutama, magama. Et jah, neid asju nad nagu peavad tegema. Näete, proua tuleb siia. Vot, aga täna me liigume edasi Varssavisse. Varssavi on siuke 6 tundi sõitu, pausid ka, ehk siis ilmselt suht sama pikk päev tuleb täna nagu eile oli. Ja kulgeme.
praegu siin Leedus on 4 kraadi ja kui ma vaatasin, et Varssavis on täna päeval 10, homme on ka 10. Nii et okei, Sydney tahab mulle siia ronida. Oh my god, ta ei ole kodus kunagi niimoodi. Oh my god. Reaalselt Kaspar tuleb vaata. Igatahes Priius. Britnil on ükskõik. Britney on nagu omas kodus siin. Aga Sydney nagu just nägite ise ka lihtsalt tahaks kogu aeg igale poole pugeda ja olla, et temal on nagu see oluliselt stressi rohkem ja eile õhtul me andsime talle neid, mis loomaarst meile kaasa andis stressitilkasi ka ja mulle tundus, et siis tal tegelikult hakkas nagu veits parem, et siis pärast seda ta hakkas sööma, ta käis veits suust, ta käis palju julgemalt siin ringi. Aga Britney, see on nagu täiesti tema ise, tal on täiesti ükskõik. Ta ei karda mitte midagi nüüd. Eile õhtul ikka pabistas, aga nüüd ma ei tea, tal on nagu ükskõik. Ta ongi selline, et ta nagu harjub oluliselt kiiremini asjadega ja ta on ikka palju chillim selles suhtes, et Sydney ikkagi kardab nagu kõike üle. Britney ka nagu hoiab meie lähedusse, aga ta hoiab kogu aeg kodus ka. Aga Sydney niimoodi kodus never, mitte kunagi. Ma on nagu rase, vaata. Me 15, okei, ma teen peatuslikult, me jõuame 4 kohal, siis me jõuame kinni pimedalt. Kõva rekkaliiklus on täna. Praegu sõidame Poola piiri äärde. Väga palju rekkaid tuleb sealt poolt siia Leedu poole. Aga ma arvan, et Poola piirini pole üldse väga palju jäänud. Ma arvan, et tund 2 võib-olla. Kokku on Varssavini jäänud 4 tundi 55 minutit. Ja võtsime kohvi ka. Ja nüüd ma harjutan ennast niimoodi, et ma ei joo kohvi hommikul esimese asjana, sest ma olen väga harjunud seda tegema. Aga ma kuulsin, et see on aknele tegelikult väga-väga halb. Nii et tegelikult peaks nagu enne ikkagi sööma midagi ja siis jood kohvi, et päris nii tegelikult ei tohi teha. Nii et alates tänasest ma harjutan ennast ümber, kui sa saad oma harjumusi kõige paremini muuta, kui sa lähed sellest keskkonnast välja, kus see harjumus oli, sul endal kõige lihtsam seda teha, nii et nüüd ma tänasest alustasingi sellega ja enam ma tühja kõhuga kohvi ei joo. Vaatame, kuidas nahk reageerib, aga praegu muidugi selles suhtes stressi on ja toitumine ei ole hea ja mingi liikuda väga ei saa, nii et nagu selles mõttes on raske mingeid järeldusi teha nagu mingi nädala pärast või 2 pärast, et kuidas on selle näonahaga, aga 6 aja pärast võib-olla juba saab. Britniga eile ei teinud ühtegi häält. Täna siin juba mjõub rohkem. Õps tagasi pessa. Pesast välja ei tule. Ei tule pesast välja, oled pesas ilusti. Meil on Varssavini jäänud veel siuke 2 tundi sõitu põhimõtteliselt, aga väike vetsukas kulub ära. Õues on nii ilus ilm, päike paistab 10 kraadi, nii soe tundub ja terve tee on meid päike saatnud, nii et mega mõnus. Kell on kohe 4 ja me jõudsime nüüd oma Varssavi majutusse, see on ilmselt siin majas. Kassid, mis te arvate, te olete nii tublid täna olnud jälle? Britney on nii väsitav, hakkas siin üks hetk hakkas natuke jonnima, ütles meile, et ta ei taha enam sõita. Aga Sydney magas põhimõtteliselt terve ja igatahes siia me jääme tõenäoliselt kassid jälle. Jah, Britney ei jaksa enam. Muidu ta oli nii tubli ja vapper, aga ta lihtsalt enam ei jaksa. Uskumatult hea on jalutada. Ma lähen jalutan praegu poodi, mis on päris lähedal meile. Ostan meile midagi süüa, juua ja ma ei teagi, aktiivsus on nii madal täna olnud. Oleme kokku sõitnud praegu 1000 kilomeetrit täpselt ja ütleme 4 on läbitud, nii et 3/4 on veel jäänud. Aga väga kiiresti on läinud ja siukene 2 päeva sõitu, ikka kauem kassidega ei saakski sõita kui 6-7 tundi. Et Britney juba muutuski kärsituks ja täna me ei suutnud ka väga, nii et... Aga jah, lähen vaatame, mis need hinnad ka siin toidupoes on ja mis siin üldse pakutakse. Soe ilm on õues, reaalselt mulle nagu tundub täiega soe, mingi 11 kraadi on, vahepeal isegi näiteks 12. Nii et ikka väga mõnus siukene teistmoodi õhk on õues. Siukene sügise õhk nagu mõnus arooniale. Täiega arooniale. Igatahes nii põnev, nii äge. Mingi selline pood, kuhu ma lähen.
siin on siis Poola raha ja need on kõik nagu Poola rahas siis, et 1 euro võrdub 0,25, ei, 1 Poola raha võrdub 0,25 euri. Mingid huvitavad siuksed makaronid, ma mõtlesin pastat teha, võib-olla teengi midagi nendest, see on päris huvitavad. Miks mitte proovida? Äkki on mingid täiega head. Need munad on ilmselt mingid kohaliku taluniku omad äkki. Väga armas, sest pakemunad on siin. Ma käisin vahepeal poes ära ja ma tegin vahepeal ka süüa, ma viitsin filmida vahepeal. Aga mul oleks ootamatult palju kuidagi poes või nagu tegelikult läinud ka, tegelikult ma ostsin päris palju asju ka. Siis ma läinud ka nii palju, mõtlen, ma ostsin päris palju asju, mul läks 30 euri. Nagu ma väga ei valinud ka, mida ma võtsin, sest ma ei viitsinud arvutada Poola rahasse. Nii et ma ei tea, äkki isegi on okei. Ma tegin kanapastat ja nüüd ma chillin siin kassidega. Kaspar läks korra veel poodi. Mulle kombuchat tooma ja endale ka veel midagi. Kassid siin korteris harjusid palju paremini ära kui eelmises. Eelmises neil läks ikka räigelt aega. Nüüd nad on nagu päris chillid juba. Britney ei ole veel söönud, siit nii enne sõi. Ja see korter siin maksis meil 47 euri. Ehk siis väga hea hinnaga. See on siis, ta ei ole Varssavi kesklind, on siit mingi 10 minutit sõitu kesklinn siis, aga me oleme väga hea asukoha peal. Siin on selles suhtes lähedal pood ja kõik. Nii et ja väga normaalne korter on ka. Et oluliselt mõnusam kui see eilne. See eilne oli ikka siuke, nagu ta on peldib kindlasti mitte, aga ta ei olnud mingi väga mõnus korter just. Esimus on täiega peal. Aga me otsustasime, et me teemegi sõita siuke umbes nii 7 tundi nagu maksimaalselt koos pausidega, et rohkem kassidega ei sõida. Nad lihtsalt ei jõua rohkem nagu, et peab nende peale mõtlema. Meil ei ole kiired ka kuskile, nii et otseselt väga nagu vahet ei ole. Aga ma arvan, ma ilmselt täna rohkem ei vlogi, ma lihtsalt ei viitsi. No nii, meil on nüüd 3. päev sõitu, praegu oleme siuke tunnike sõitnud ja alustasime sõitu siis täna tund aega hiljem kui eile, aga kohaliku järgi samal ajal nagu eile, isegi varem tegelikult. Ja nüüd on meil esimene peatus, bensukas, võtame kohvi ja tangime. Britney vaatab kohe, mis värk on. Sydney on ka kuulab, mis hääled need siin on. Aga jah, täna jõuame välja siis Saksamaale. Siis on meil praegu 6 tundi veel sõitu sinna. Nii et ilmselt jõuame jälle Valges, loodetavasti. Aga ma täiega võõrutan ennast praegu vaata sellest, et ma hommikul kohe asjana kohvi joon ju. Ja nüüd ma ei ole, ma olen mitu tundi üleval olnud ja mul tavaliselt ongi see, et kui ma olen juba mitu tundi üleval, siis ja ma ei ole kohvi joon, mul hakkab pea täiega valutama, nii et mul ongi mingi täiega võõrutusnähud praegu sellest. Mul nagu täiega sõltuvuses keha lihtsalt kohvist. See on päris rets, see on päris haige. Nii, Kaspar paseb sinukent. By the way, meil kunagi ma käisin ju kogu aeg väiksen autoreisidel vanematega ja siis meil lemmikasi oli bensukate peatustes akna pesemine ja me reaalselt kunagi vennaga kaklesime, et kes saab akent pesta. Kujutage ette, kui teil on siuksed lapsed, kes tahavad akent pesta lihtsalt. Nad nagu kaklevad, et pesta akent. Ja siis ei olnud nutitelefone, nii et see oligi meie nagu see meelelahutus, vaata. Me jõudsime oma majutusse, see on siin Saksamaa nunnude majade vahel, üks siukene uue maja, kus me ööbime. Ja päris kõrge on ka siin ümberringi, päris palju oli tõuse ja laskumisi vahepeal. Pluss nagu reaalselt siit ei ole küll näha. Aga lihtsalt nii ilusad hooned on juba ümberringi. Saksa täielik disain nagu nukkumujakesed, nii armas. Aga ma lähen nüüd siia poodi, Konsum, kuhu ma lähen, sest tundub meil täpselt siin majutuse juures ka paar sammu teha ja me käime kogu aeg eraldi poes ja väljas, sest et kassid, ma ei taha neid üksi jätta, need on nii uues kohas ja stress on peal ja päris soe on õues, 9 kraadi
Siuke mõnus, üks jopaga on nagu hea olla, mul ei ole nagu külm ega mitte midagi. Aga nüüd lähen siia Konsumisse. Kiivid on siin poes küll väga hea kilohinnaga, 0,85 Itaalia kiivid. Võtsin kohe kotitäie, võib-olla võtan veel juurde. Ülejäänud, ma ei tea, mango on normaalse hinnaga 2,30. Oleneb, mis sa võtad. Avokado on ka 2,75. Muud asjad, mõned on ikka oluliselt kallimad kui Eestis. Jokes on me. Siin on reaalselt kirjas, et see tükk on 85 euri. Kiivi tükk. Täitsa õige, ikka väga kallis siis. Tegin süüa, panin siia salatit. Tahtsin lihtsalt midagi pärsket. Ja siis tegin ravioole. Igasuguseid põnevaid asju ostsin veel. Värsket muidugi ja mingid valgu asjad ja mingid charity, green. Ja hommikuks võikumaterjali ja muidugi see on meie see köök siin siis, oota, see on siis köögiosa, see on reaalselt mu lemmikmajutus praegu, siis seal on uks, kus sa sisse tuled, siin on siis voodi, täiega pehme mõnus voodi, laud, diivan, telekas, siis ma ostsin veel siit oli nagu Konsumis seal oli siuke pagareri käes, ma ostsin võikumaterjali jaoks ka 2 aiakest oma hommikuks. Siis ma ostsin 2 küpsist ja siis ma ostsin veel pretseleid, sest me oleme Saksamaal. Ja vannituba on ka hästi mõnus, siuke mõnus vannituba. Et jah, see korter maksis siis 65 euri, sisaldab kõiki what included, siis on mingi tourist fee included, parkimine included ja see on nagu päris lähedal ka keskusele ja siin on päris palju asju ka lähedal, nii et selles suhtes väga hea hinnaga, et tegelikult siin ümbruses oli nagu veel igasugused erinevaid variante, aga enamus olid ikkagi siuke 70 eurot pluss ja see on ikka tõesti väga puhas, väga mõnus korter, et miks ta oligi nii hea hinnaga oli sellepärast, et ta tegelikult alles tuli bookingusse see korter siin. Et jah, seal oli kirjas ka, muidu see on ikkagi kallim, aga jah, praegu alles tuli. Nii et nii on. Ja kassid on ka väga julged siin, nad lähevad iga majutusega järjest julgemaks, söövad põhimõtteliselt esimese tunni aja jooksul juba hakkasid sööma, käisid ilusti liivakastis ära ja käivad, uudistavad siin nii julgelt ringi, ei anna võrreldagi sellega, mis esimeses majutuses oli. Nad on nagu elaksid siin. Sydney on nii või? Sydney hüppasin ekraanikaussi näiteks. Pradne ka siin käib ringi. Ma lõikan snäkiks nuikapsast, sest mul on lihtsalt siukene värske suu peal. Ja ma mõtlesin, et samal ajal, kui ma siin lõikan, siis ma võtan ennast päeva kokku siin ja räägin ja muljetan natuke. Ma ütlen ausalt, täna oli minu arust kõige mõnusam päev. Enamus sõitu reaalselt oligi mingi 99% kõik oli kiirteel. Kas siis Poola kiirtee või siis Saksa kiirtee. Kuskil meid kinni ei peetud otseselt või kui me siia Saksamaale sisenesime, siis korra lihtsalt nagu vaadati autosse taskulambidega, aga pass ei küsitud mitte midagi. Ja ma ei tea, lihtsalt kuidagi nagu siin Saksamaal on lihtsalt nii mõnus olla. Ma ei tea, lihtsalt mulle nagu täiega meeldib, et enne kui ma ka õues siin ringi käisin, nagu ma ei tundnud selles linnas üldse kuidagi nagu ohtlik, et oleks midagi või siuke nagu ikka jälgid nagu ma seljatagust nagu Tallinnaski on ju, kui käid ringi. Aga kuidagi nagu ma ei tundnud, et ma peaksin nagu kartma otseselt midagi ja siukene hästi kuidagi mõnus õhkkond, kuidagi inimesed nagu mega rahulikud. Ja siuke, ma ei tea, lihtsalt nii mõnus, nii kuidagi hea on olla praegu. Nii mõnus korter on ka, see mul nii meeldib. Selle me võtsime bookingust, eelmist me oleme Airbnb-st võtnud. Et jah, ma ei tea, mul lihtsalt nagu nii hea olla kuidagi. Mul nii hea meel, ma täna tunnen, mul nagu ei ole enam siukest nagu ära, äkki mul helistatakse, igatahes mis ma tahtsin öelda on see, et ära minna oli raske Eestist, lihtsalt nagu lähedaste pärast, aga nüüd ma tunnen, et nii hea on kõik. Aga ma võtan nüüd videokõne vastu.
no tere hommikust siit Saksamaalt, kell ei ole veel 8-gi, aga ma ärkasin täna meelega varem üles, sest ma tahtsin väga jalutada ringi siin linnakese peal natukene, enne kui me minema hakkame, sest ma lihtsalt tunnen ka esiteks, et ma olen nagu täiega punnis sellest, et ei ole liikunud ja põhimõtteliselt ainult söönud. Ja teiseks on see, et ma lihtsalt on väga näha siin ümbrust. Nii et Kaspar alles vaikselt ärkab toas ja mina lähen juba tegudele. Ma näitan teile, milline see meie majutus väljast välja näeb. Sellises majakeses siis ööbime täna. Parkimiskohti asjad on ka kõik hinna sees. Pargib siin. Ja nüüd lähme siis kõnnime siit üles poole. Vaatame, mis meil elu toob. See kirikukene siin hommikul lasi kella, kui ma ärkasin. Ja juba siin hakkavad ummikud tekkima. Loodame, et me ise ummikusse ei jää hiljem. Ma ei saa lihtsalt vaadake, kui armas siin on. Ja ma ei ole isegi kesklinnas, ma olen kesklinnast eemal. Siin on nii armas. See vist ongi mingi vana linn, ma vaatasin Mapsist. Oh my god, kui armas. Ma käisin siin kohalikus pagaräris ja ostsin mingid siuksed küpsiseid. Vaatame, mis nad endast kujutavad. Nüüd ma jõudsin silla peale ja siit silla pealt läheb tegelikult tee kesklinna. Nii et äkki ma jõuan isegi kesklinna täna siin hommikus jalutuskäigu ajal, sest ma väga kaua jaluta, circa pool tundi. Varsti peab minema ka hakkama, aga ma ei tea, ma lihtsalt tunnen nagu nii suurt tänulikkust. What is life nagu? What is life? Lihtsalt olen siin mingi lihtsalt imeline nagu, oh my god. Ma hakkan nutma. Nagu lihtsalt ärkad üles ja sa lihtsalt sellises kohas, okei, ja me ei jää siia nagu elama, on ju. Aga see, et see vahepeatus siin nagu, see on nii äge. Ja üldse see praegu jõudi tripime, see on nii äge. Nagu reaalselt mingi luiakesed lihtsalt siin sees rahulikult ulbivad. Majad on nii armsad ümber ringi. Ilm ei ole ka väga külm. Nagu hommik on siukene jahedam, aga lõuab jälle 10 kraadi. Nii et väga minna. Ma ei tea, lihtsalt nii äge. Mul on nagu esimesed 2 päeva oli täits raskemad minu jaoks siin sellel sõidul. Kuidagi tundsin nagu rohkem siukest kuidas ma ütlen, nagu raske oli kodumaad maha jätta, vaata, mingiks ajaks. Aga nüüd kuidagi nagu hakkan harjuma selle tundega, et mõttega oli aega harjuda väga kaua ja planeerida. Aga see nagu reaalselt see, et sul jõuab kohale, et sa oledki nagu oma kodumaast nii kaua eemal, on nagu midagi teist. Ma ei oska seda seletada, kui sa ei ole ise seda kunagi läbi teinud, siis võib-olla on raske seda tunnetada. Ja mina olen ka alles alguses, nii et kindlasti tuleb ups and downs palju veel, aga jah, ma ei tea, praegu ma olen küll ikka väga-väga happy, nagu väga happy. Kui mõnus. Ma vahepeal jalutasin sinna lõppu. Või ma tõin teiselt poolt silta tagasi ja ma vaatasin kaugel on mingisugune kindlusveesi. Väga huvitav. Igatahes jah, siin on siukene nagu mägi rohkem. Meie see majutus ongi siit otse edasi. Ja ongi juba mägisem kõik see värk siin, aga mulle natuke tuletab see Põlvat meelde. Põlvas olen ma sündinud ja Põlvat tahtab see mulle meelde, olgugi, et see on oluliselt suurem ja ägedam. Ja väga suur rattaliiklus on siin. Rattaga sõidetakse päris palju. Ja eile me tegelikult istusime ka 40 minutit ummikus, siin nagu 5 kilomeetrit, 7-40 minutit. Ja me jõudsimegi ju 5 aeg majutusse, ehk siis nagu oligi täpselt see tipptunni aeg ka, kui me jõudsime. Siis mul isa ütles ka ja ema, et noh, see on tavaline Saksamaal, kuulsad Saksamaa ummikud. Et siin ongi siuke liiklus ongi siin linnas. Et tipptunni aeg nagu üldse ei liigu, nii et täpselt see oligi. Ja siis ma saan aru, miks inimesed sõidavad siin väga palju rattaga. Et sa saad lihtsalt oluliselt kiiremini, kuule, kui ma oleks jõudnud jalutada ka kiiremini, kui seisime seal. Nii et, jep, väga... Ma ei tea veel, ma tõin hommikul veel jalutama. Nagu see annab nii palju energiat, see annab nii palju nagu positiivsust.
värskust, sa näed seda kohta, kus sa ööbid ja nüüd ma hakkan igas kohas nii tegema. Ma ärkan hommikul üles ja ma lähen lihtsalt jalutama. See on nagu aeg iseendale ka, vaata. Praegu ma olen jalutanud nüüd varsti pool tundi vist. Ja see läheb nagu nii kiiresti, kui Tallinnas jalutasin, siis ma oli siuke, kõik kohad on läbi käidud, täiesti nagu ei viitsi enam jalutada, vaata. Mul isegi ikka mingit podcasti peas, ma lihtsalt käin ringi ja ma lihtsalt nagu mõnulen ja olen siin nagu appikäge. Mõtled küll, et mis siin on, et siin ei olegi õieti mägesi, aga näed, ikka on siin see mägi, buss või raudtee olemas. Ju siis ikkagi läheb päris kõrgeks ja siin ei tegelikult on tunda ka siukene, kui me sõitsime siia, siis käib siuke üles-alla sõit, et ikkagi see maastik on juba päris kõrge siin. No nii, me oleme nüüd väga pikalt sõitnud juba 7 tundi vist oleme sõitnud ja me tahtsime tegelikult Strasbourgi minna alguses ja me võtsime enda arust Strasbourgi majutuse vahepeal 2 tundi tagasi. Siis meil oli 2,5 tundi veel sinna sõita ja siis me võtsime see majutuse ära, juba maksime kõik ära ja siis me vaatasime, et ups, see on veel kaugemal Strasbourgist, see on nagu 2 tundi veel edasi sõita sealt. Nii et siis me mõtlesime, okei, mis seal ikka, siis on täna lihtsalt pikem sõidupäev. Õnneks kassid on ka juba suht harjunud sellega, et nad on rahulikud ja nad ei ole nagu esimene päev sükke hullult pikk. Ja jõuame veits pimedas, mingi 20 mintsi pärast päikesel loojumist või 30 minutit. Nii et ei ole midagi hullu selles suhtes, võib-olla ju siis pidigi nii minema ja õnneks me alustasime täna hästi varakult oma päeva, et hakkasime juba 8:55 sõitma, praegu 15:38. Issa, ma ei oska arvutada, okei, me vist oleme 6 või 7 tundi juba sõitnud koos pausidega, ikkagi 7 tundi koos pausidega oleme juba sõitnud, jah, nii et või 6, issand jumal, ma reaalselt ei oska arvutada, täiesti õige. Aga jah, kassid ülitublid jälle. Sydney vahepeal natuke muud uudishimulikuks, tahtis välja tulla pesast. Enam ta seda ei taha. Pikka aega juba. Aga rahulikult, nii ei ole üldse väga tahtnud välja tulla. Korra hakkas tulema, siis läks tagasi. Ja ei ühtegi mäud, mitte midagi. Väga chill, väga rahulik. Rahustavad tilkas pole neile nüüd üldse andnud. Viimati andsime neile neid üleeile õhtul. Mõlemale korra ja siis eile nad olid nii julged, polnud vaja, täna ka vaatame, ma arvan, et on nagu nii julged, võib-olla ei olegi enam üldse vaja. Nii et jah, bueno, 2,5 tundi sõitu veel. Mina saan nii kaua tööd teha autos. Juba tegin ka siin päris pikalt, see 2 tundi vahepeal on nii kiiresti läinud. Nii et ülejäänud 2,5 tundi ilmselt läheb ka kiiresti ja ega enam kauem ei saakski sõita kassidel juba. Nad autos ei suuda süüa, aga vetsus käia, aga juua, aga mitte midagi, nii et nad söövad, joovad, käivad vetsus alles majutuses. Nii et siis jah, kauem ei saakski sõita. Aga õnneks nad hommikul tegid häda, sõid ilusti, jõid, nii et see ei ole nagu midagi hullu, see mõni tund siin vahel. Vot nii. Nii, me jõudsime oma majutusse. Panin kassidele pleedi siia juba ja kassid vaikselt harjuvad. Me oleme 5 minutit siin sees olnud, vaikselt tulevad välja uudistavad. Siuke normaalne korter täitsa. Seal on magamist juba hetkel nuks kinni, et kassid sinna voodi alla läheks. Las uudistavad selle toa enne ära. Ja ma ei teagi, siuke täitsa mõnus. Paneks siit tulukese. Teeme natuke hubasemaks. Päris külm oli siin sees muidugi. Panime kohe need radiaatorid taha. Siis alguses vaatasime, et mida asja kardinaid ei olegi nagu mingi mitmel selle laknal ees, vaata. Siis avastasime, et no me oleme ju lõunamaal, on ju. Et siit seina pealt tuli mingi asi alla lasta. Nii et on ikka kardinad. Nii, meil on 5. päev sõitu. Me sõidame täna Hispaaniasse välja. Meil on 4 tundi veel sõita. Ja Priidnil on täna veits paanika siin. Vihma sajab ja hästi suur müra on. Tal on täiega paanik ja me anname talle nüüd rahustavaid tilkasi, mis loomaarst andis Priidni pildiga. Hakkame varsti Hispaaniale lähenema, mingisugune natukene alla
üle siuke tunnikene umbes sõitu veel Hispaania piirini ja vahepeal oli räme podukas niimoodi, et ja äike kõvasti nagu, ma ei tea, oligi põhimõtteliselt meie nagu ees oli ju äike siuke nagu mul ei ole kunagi nii hull olnud vist siukest nagu, sa oled nii lähedal äiksele autoga, vaata. Aga sõitsime sellest läbi, veits oli hirmus, täiega hirmus oli tegelikult vahepeal, aga see kestis õnneks nii vähest aega ja nüüd on päike väljas, ma nägin juba palme ja praegu me sõidamegi siis Prantsusmaa ranniku ääres. Terve aeg kuni Hispaaniani ja tänane majutus on meil ka ranniku ääres. Nii et väga-väga mõnus ja kassidega on nüüd väga rahulikud. Hea, et see rahusti sai Britnile enne antud, kui see äike tuli. Et ma ei tea, mis ta oleks nii endast välja läinud selle äikese vihmaga muidu. Et ta juba enne selle väiksema vihmaga oli siukene endast väljas. Ma ei tea, mis siis veel sellega oleks olnud nagu ikka väga hästi. Terve aeg magasid selle äikese vihma ajal. Sydney ei saanud rahustit, aga ta oli ikka nii rahulik. Nii et, jep. Ja 17 kraadi on praegu uues. Ma ei mäleta, kas ma juba ütlesin, aga jah. 18 kraadi. Ja me jõudsime just Hispaaniasse. Ma tahtsin tegelikult filmida seda, kuidas Hispaania see silt tuli meil ette, aga ma ei saanudki filmida seda, sest et Google Maps pani segast. Ta näitas, et me jõuame 20 minuti pärast Hispaania piirile. Aga me jõudsime 20 minutit nagu varem või ma ei tea, miks see nii kulnud segast pani. Igatahes tere tulemast, me oleme Hispaanias, kassid. Hispaania kassid on käinud nüüd, nad on olnud nüüd Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Saksamaal, Prantsusmaal. Kasside jaoks on see praegu 7. riik. Nii mõnus ilm. Päike. Hispaania võtab meid vastu päikesega, 16 kraadiga, kell on 16.46, kõrvad on täiega lukus, oleme siin mägede vahel. Ja jah. Me oleme kohal oma esimeses majutuses ja mida vaadet. Täiesti haige, kui mõnus. Idekas, tšau, Britni. Nii, poes on mul ka nüüd käidud. Kiire käik oli, mis ma võtsin siis apelsine. Siin on apelsini hooaeg praegu ja lihtsalt nagu väiksemaid ei ole või nagu vähem ei saanud osta. Ja need olid nii odavad ka, need olid mingi alla euro nagu terve see. Pluss praegu on hooaeg, eks meeldin, et need on täiega head. Siis ma ostsin steiki, teen täna steiki meile alla. Siis siia kõrvale mingid makaronid. Siis hommikuks croissant, sink ja siis mingid valgupudingud, krõpsu, aga need on mingid oliiviõliga. Kasparile ostsin oliiva ja salat, ensalada. Meil läks just siin Airbnb's elekter on kadunud ära. Ja nüüd paraks siis veel tagasi. Nii kui ma arvuti ühendasime sinna. Vaata, ma arvan, et seal on see töötas ka. Ja siis peame arvutiga sinna ja siis lõi välja. Ehk see arvuti oli lihtsalt liiga võimas. Saad näe. Siin paistavad lihtsalt terve aeg tee ääres apelsinipuude istandused. Mõlemal pool teed. Viimased 3 tundi 38 minutit sõita Torreviejasse. Kassidel on jumala kopp ees sellest sõidust ja reaalselt nii kui me sõitma hakkasime täna, siis Britni hakkas täiega vinguma, täiega nagu kohe hakkas vinguma, mjauguma, ülilus ilm on, et seal nagu mingist vihmasajust ega mürast ka. Ja lihtsalt oligi, läks nii endast välja täiega paanikasse, et lõpuks läks ka Sydney endast välja paanikasse, siis nad olid mõlemad, mingid täiega ronisid, üritasid välja saada oma pesast, täiega mjaugusid. Või Sydney mjaugus paar korda, kui Britni räigelt mjaugus. Ja siis lõpuks andsimegi Britnile lihtsalt rahustit ja siis Sydney sai ka hiljem ja nüüd nad tuduvad rahulikult taga, et täiesti viimane on nendest välja pigistatud. Nad on nii tublid olnud, no nii tublid, täiesti nagu poleks üldse nagu arvanud või lootnuski nendest nii suurt tublidust, et uskumatu. Lihtsalt meid on õnnistatud maailma kõige paremate kassidega vist.
alles me olime Eestis ja oli 39 tundi veel Alicantesse sõita. Nüüd on 41 minutit ja me sõitsime just, või Torreviejasse sõita. Ja nüüd oleme Alicante lähedal, päike hakkab loojuma. Lennukuid ka just maandus või üks lennuk nägime, hakkasin maanduma. Nii et jah, oleme nüüd oma tuttavas piirkonnas. Torrevieja. Okei, seda ma olen näinud siit Street View'st, seda view'd. Siin ma olen Google Mapsiga jalutanud selle Mercadona juures on jalutanud. Jõudsimegi kohale, kell on 18.36 ja täna on 31. jaanuar 2025. Esimene õhtu. Ta lihtsalt filmib seda. Nii, me oleme Torreviejas kohal. Siin on meie korter. 4 päeva nüüd oleme siin. Ja ma nii loodan, et me saame endale kiiresti siin pikemaks ajaks üürika. Me täiega tegeleme sellega, üliraske on leida. Ma olen suhelnud siin nii paljude maakleritega juba. Kõigil on mingid erinevad hinnad, erinevad asjad välja otsitud. Nüüd mulle keegi eestlane kirjutas, et ta ei soovita üldse meil eestlase maakleriga suhelda. Ma ei tea, samas see tundub nagu loogiline eestlase maakleriga. Ühesõnaga vaatame, kui korteri meeldi, korteri hind ei meeldis, nii kuni selle maakleriga nagu midagi ei tee, et alles siis saab oma tasu, kui on meile hea korteri leidnud, aga ise ka sellest just aega otsinud ja vaadanud ja mitu skämmerit juba olid siin päeval, kellega ma suhtlesin nagu välismaa mingid nii-öelda maaklerid. Ja siis tahavad ettemaksu saada ja see, ma ei ole korterit näidki veel, vaata. Et need on skämmerid, ärge nende pihta minge, see pea maksma enne mingit korterimaksu, kui sa ei ole näinud nagu korterit. Nii et, ja. Aga kui me siia korterisse tulime, siis algus Kaspar ehmatas täiega ära, vaatas, et issand, tal üldse ei meeldi see korter. Nüüd räägib, täiega meeldib, suuke korter võikski olla. See on jumala korralik. Nagu selles suhtes me saime selle mingi 42 euriga öö. Väga normaalne, siin on kõik olemas, siin on rõdu, siin on jumal normaalne magamistuba, WC on korralik, pesumasin peseb, lõpuks saab riideid pesta, kui mõnus see on. Aga kokku sõitsime 3800 kilomeetrit ja 6 päeva.